Kungla rahvas, Muisamaa, Minu arm ja paljud teised. Need on laulud, mis on pugenud eestlaste südametesse juba ammu aega tagasi. Kuid kuidas kõlaksid need laulud tänapäevaste arvamustega? Looks, millele vabariigi aastapäeva puhul tänapäevasemaid sõnu otsime, on Kungla rahvas ning appi kutsusin selleks oma kursavenna striimimeistri Aleksi. Räägi, mis sulle Eesti puhul kõige rohkem meeldib? Mulle meeldib see, kuidas Eestis on rahu ja vaikus. Ma saan minna mere äärde, seal on merekohin. Kõik see ilus asi, mis minu kõrvu ja meeli paitab. No see on tõesti väga ilus, sellest juba saab nagu loo kokku tegelikult, aga mis sa arvad, lähme äkki uurime ka teistelt üliõpilast, mis nemad arvad? Loomulikult. Aga lähme. Mis teile Eesti puhul meeldib? Loodus on ilus. Kultuur on ilus. Mulle meeldib Eesti puhul, et siin on palju lahedat loodust ja meil on vabadus seal ringi liikuda. Siin on palju ilusat loodust, siin on ilus vanalinn. Eesti loodus, Saaremaa loodus, Eesti loodus. Eesti inimesed. Miks Eesti inimesed? Nad on siuksed nagu minu inimesed. Tasuta haridus on hea. Lumi ei meeldi, aga kõik muu meeldib. I don't know, I'm waiting for spring to come so I can buy a bike and ride around because there are many beautiful parks. What about Estonian food? The Estonian food mostly isn't that good. Kuigi Eestimaa kaunist loodust oskas hinnata juba Kungla rahva sõnade autor Friedrich Kuulbaars, siis Aleksi töö pole seetõttu sugugi lihtsam. Eesti halba toitu pole ju varem olnud kellelgi vaja laulu sisse kirjutada. Kuidas Aleks toime tuli, selgub nüüd. Oleme üles leidnud nüüd Tallinna Ülikooli vokaalansambli. Keset proovi, lähme vaatame, kas nad on nõus meie uut laulu laulma. Tundub, et proov on küll käimas, aga äkki nad on nõus, et me segame seda proovi natukene. Peale kiiret tutvustust ja sõnade laiali jagamist oli Tallinna Ülikooli vokaalansambel valmis. Hüppasin ka ise ansambli ridadesse, et uued sõnad ajalukku laulda. See Eesti rahvas nüüd sõna meil hindab Eesti loodust ja liisaks meie koodumaaga inimeste loomust. Oleme me sõbralikud, rahulikud liisaks, sest tasuta kõrgharidus on rahulooluks piisav. Läks aga südamesse ilm, läks aga hinge vanalinn, läks aga südamesse ilm, kultuuri peale märjaks silm. Kuid toiduga on nii on. Vot niimoodi kõlabki siis Kungla rahvast tänapäevaste sõnadega. Minu nimi on Mikk Mäe, Luna TV.